tere! Siin minu selja taga on minu sünniküla. Sellise, kus ma veetsin esimesed oma 9 eluaastat. Meid oli peres 9 last ja külas oli üldse palju lapsi. Ma arvan, et see oli üks suuremaid Setomaa külasid 60. aastatel üldse. Täna kahjuks peab ütlema nii nagu enamikes Setomaa külades, ei ole seda elu enam. Jäänud on vaid 3-4 suitsu korstendest. Ülejäänud majad on kas üldse kokku kukkunud või lihtsalt tühjaks jäänud. Kahju. Niisama nagu ei ole alles ka enam seda meie esimest koolimaja. Igrise algkooli. Siit samast kilomeetri pooleteise kaugusel. Täna seob mind Setomaaga peale lapsepõlve mälestuste ja reaalse Seto kultuuriarmastuse ka seesama Värska surnuaed. Siia on maetud mu vanavanemad, siia on maetud mu isa ja siia on maetud ka mu 2 õde. Üks tavaeestlane peab sageli Setude kiriku ja surnuaia kombeid veidrateks. Mina ütleksin, et Setude selline surnuaia kultus on iseenesest üks väga-väga tänuväärne asi. Minule isiklikult meeldib näiteks kirikus käia ja eriti meeldib mul siin Värska surnuaial ka mitte ainult olla. Minu arvates tullakse siin Setomaal surnuaiale eelkõige selleks, et olla sidemes nendega, kes kunagi olnud. Ja samas olla sidemes ka oma sugulastega, sõprade ja tuttavatega. See on omamoodi kokkusaamise ja suhtlemise koht. Minu arvates pole midagi taunimisväärset selles, et siin surnuaial matuste peal, kääbastel kaetakse ka laud, süüakse ja juuakse. Seda ei tehta mitte kõhutäite pärast. Niisugune komme. Ja see on nagu omamoodi lugupidamine nende vastu, kes kunagi on ju olnud ja kes kindlasti oleksid soovinud ja soovivad ka nüüd ehk sellelt teiselt olemiselt meile kõigile kõige paremat. See on koos olemise hetk ja läbi selle minu arvates on Setude peresidemed ja mitte ainult ka naabrite, kogukondade sidemed tunduvalt tugevamad kui mujal Eestimaal. Materiaalses mõttes pole Setomaa kunagi rikas olnud. Seda enam tuleb aga imetleda neid Setu inimesi, kes hoolimata suhteliselt vaesest keskkonnast ja suhteliselt väikestest palkadest, töötasust, mis siin kandis on, ikkagi oma kodule truuks on jäänud. Mille poolest aga Setud hiilgavad, see on omapärane kultuur. Mäletan minagi seda, kuidas käidi üksteisel külas, võeti kaasa oma toidukorv, istuti ja lauldi. Ka minu ema oli päris hea laulunaine, tõsi küll mitte eestütleja, aga ma arvan, et päris hea häälega. Ja minusse on igal juhul jätnud see Seto kultuurikombestik väga sügava jälje. See on haruldane, kuidas tegelikult ju räägitakse läbi Seto leelo terve elu ja kuidas pannakse sellesse leelosse kõik oma valud ja rõõmud.